Nii, video jäi pooleli sinna, et oli siis plaani vaateaken tehtud 1:50 ja siis siia meelitaks selle ühe vaate ka 1:50 siis nii paneks lukku ka, et paigast ära ei lähe ja peidaks siis need abijooned siin ära. Nii, kui siit nüüd välja saaks, siis saab seda kopeerida ja otsime siis siia järgmise külje üles või järgmise vaate, see peaks kuskil siin olema. Nii, keerame seda 90 kraadi ja paneme siis teise vaate kõrvale, kasutades siis objekt snap tracking ut, et ta sama kõrguse peale tuleks. Et need abijooned, need meid ei sega, need me paneme pärast niikuinii peitu. Nii, siia võib siis veel vastasküljest vaate tuua, keerata seda 180 kraadi ja siia ka veel vastasküljest vaade. Tegin sama koha peale koopia ja siis ei liigu ta paigast ära, nii keeran seda ka 180 kraadi. Nii, ja see läheb siis siia kõrvale ja see vaade läheb siia kõrvale. Nii, ja kui nüüd abikiht kinni panna, siis on meil siin möbleerimise skeem olemas, et saab siia pealkirjaks panna. Või möbleerimisjoonis. Mõõtkava oli 1:50. Ja põhimõtteliselt ongi see ülesanne ka täidetud, et siin võivad olla mingisugused mõõdud peenjoone kihi peal, aga siin nüüd ma pean vaatama natukene seda värvi, et värv oleks selles vaates siis viisakaseks. Palju mõõtusid see pole vaja. Nii, ja kui ma tahan nüüd, et need jooned siin oleks ka selles vaateportsus mustvalge, siis tuleb lihtsalt need vaateportsu värvid ära muuta. Seda ei saa kahjuks, ma oleks võinud seda ennem teha, ennem kopeerimist, siis oleks olnud lihtsam. Noh, kui ma enne kopeerimist oleks seda teinud, siis oleks juba kõikides nendes vaateportsudes olnud see värvid õigesti mustvalged. Nii, salvestan ära ja trükin PDF-iks ja
ülesanne täidetud, on olemas mul see PDF-is joonis